ilusat päikeseloojangulist õhtut teile kõik teadlased, kõik noored ja vanemad teadlased. Teeme niimoodi, et kõigepealt teevad suure aplausi vanematele teadlastele austusavalduseks kõik noored teadlased. Ja teeme niimoodi, et nüüd kõik vanemad teadlased teie tunnustavalt vaikige. Ma pean ütlema seda, et tänane päev on eriline ja kõik need inimesed, kes on siin saalis ja kes kõik olid meiega koos Energiakeskuses, te tegite ajalugu sellepärast, et meil on esimene päev läbi saanud ainulaadsel sündmusel õpilaste teadusfestival ja see toimus Eestis esimest korda ja te kõik olite selle ajaloolise sündmuse osalised ja tegite selle päeva väga eriliseks. Kõik need intervjuud, mida mul õnnestus tänasel päeval teha, ma olin üllatunud, sellepärast, et võiks ju arvata seda, et inimene, kes süveneb väga sügavalt ühte teemasse, võib-olla ei ole nii osav esineja, aga te olete kõik vapustavad esinejad, ma olen seda päeva väga nautinud ja ma teeksin teile aplausi, aga ma arvan, et see üksinda oleks liiga mannetu. Ma loodan, et kõik need inimesed, kes jälgivad meid internetis, teevad nüüd kodudes teile enneolematu ja unustamatu aplausi. Kuulame korraks. Natuke nagu midagi Lasnamäe poolt kuulda oli. Igatahes on olnud erakordne päev ja me väga täname teid selle eest. Auhinnatseremoonia alguseks ma kutsuksin lava peale esimesteks avasõnadeks ei kellegi muu kui Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe. Kas keegi teab, kes on Eesti Teadusagentuuri esimees? Jätke see nimi meelde, Andres Koppel. Suur aplaus. Tere, armsad noored sõbrad ja noored kolleegid. Mul on erakordselt hea meel tervitada teid Eesti Teadusagentuuri poolt tänasel, nagu öeldud, juba ajaloolisel päeval ja ajaloolisel õhtupoolikul, sellepärast, et see on üks tore päev meile kõikidele, eeskätt tore päev teile, armsad noored, kes te olete teinud oma esimesi katsetusi teaduspõllul ja jõudnud Eestis juba väga kaugele energiaavastuskeskusesse ja need noored, kes oma tööd sinna said, kelle tööd sinna valiti, on juba väga suured võidumehed. Ja mitte ainult nad ise sinna üksinda poleks ilmselt jõudnud, vaid neid abistasid nende õpetajad, juhendajad, koolist või teadusasutustest ja innustasid kodused, et ma arvan, et kõik need inimesed on väärinud ka väga suure aplausi, loodame, et see aplaus tuleb ka interneti teel, sest ta on siis suurem, kui ta oleks siin. Ja ma tahaks tänada ka neid inimesi, kes selle mitte ainult tänase õhtupoole korraldasid, vaid kõik need asutused, kes siin on üles loetletud, kes teadusfestivali aitasid korraldada ja ka seda tänast konkurssi läbi viia. Miks üldse sellist festivali ja auhindu tarvis on? Miks teadust üldse vaja on? Sellele küsimusele ei olegi päris lihtne vastata ja mõnikord majandusmehed küsivad, et öelge, mida siis teadus annab meie igapäevasele elule, palju me sellest rikkamaks saame ja palju me kauem elame. See on tegelikult niisugusena püstitatud küsimus on juba ajast ja arust, sellepärast, et 21. sajandi alguses on teadus midagi sellist, mis oli 100 aastat tagasi haridus või 150 aastat tagasi kirjaoskus üldse. Teadus on tänapäeva maailmas muutunud ühiskonna ja kultuuri kirjaoskuseks, ilma milleta me maailmas hakkama ei saa. Kujutage ette, mis juhtuks siis, kui me oskaks lugeda ja kirjutada, ja kujutage ette, missugune näeks välja Eesti riik siis, kui meil ei oleks mitte ühtegi teadlast. Teie olete need inimesed, kes on meie teaduse järelkasv. Ja teadus ei ole mitte tähtis ainult sellepärast, et ühiskond jõukaks ja
ja ühiskonnaliikmed jõukaks saaks ja ühiskonnaliikmed kaua ja rõõmsasti elaksid, vaid teadus on selle poolest ka tähtis, et ta on selle tegijatele erakordselt huvitav. Ja ma loodan, et te olete saanud nende tööde kirjutamisel selle maitse suhu, kui tore teadus tegelikult on ja et te sama innukalt tegutsete edasi ka siis, kui paljudest teie tee viib päris elukutseliste teadlaste radadele. Uskuge mind, see on lõbus töö, see ei ole lihtne töö. Ma arvan, et ka oma tööde kirjutamisel saite te ka sellest aimu, et see on raske ja järjepidev töö, aga ta on pagana huvitav. Veel kord suur tänu kõikidele teile, palju au teile, kes te au hinnad saate täna ja veel kord suur tänu kõikidele selles protsessis osalistele, ka see on näide selle kohta, et teadus on kollektiivse pingutuse vili. Aitäh ja palju edu! Suur aplaus, Andres Koppel! Ja nüüd ma paluksin lavale minu andmetel ka kunagise selle konkursi võitja. Ma arvan, et need andmed vastavad tõele. Kui ei vasta, siis te olete teadlased, te võite selle väga lihtsalt ümber lükata, aga õpilaste riikliku teadustööde konkursist osavõtjaid, neid tervitab kõiki Aigar Vaigu ja tema on Aalto ülikooli doktorant. Teeme talle suur aplausi, te teate teda kõik. Mul on selline küsimus sulle, et kas sa mäletad ka, mitu aastakümmet või aastat tagasi sa selle konkursi võitsid? Aasta siis oli 2003. 2003, kes olid siis, ütleme, 2-aastased, tõstage käed üles, 3-aastased, 4-aastased, no te olete kõik ikkagi juba panemad. Kes olid 10-aastased? Kes osa võttis sellel aastal teadustööde konkursist? Kas on mõni inimene saalis? Kas siis tõesti on niimoodi, et sa oled ainukene elus olev äkki see, kes võitis? Igatahes, palun. Aitäh. Ma olen ainukene hetkel Tallinnas olev 2003. aasta konkurssi võitja. Nii. Ma tegin endale väikese memo, et vaadata järgi, millest ma teile räägin. Jaa. Mulle meeldivad väikesed ülesanded ja annan teile ka ühe ülesande, mis anti kunagi mulle. Kui palju kaalub üks näiteks männiseeme? Kas rohkem kui 1 gramm või vähem? Kes arvab, et rohkem? Käsi püsti. Kes arvab, et vähem? Nii. Kui palju kaalub üks suur mänd? Nii umbes 20 meetri kõrgune mänd. Rohkem kui 1 tonn või vähem kui 1 tonn? Kes arvab, et rohkem kui 1 tonn? Nii, väga hea. Ja nüüd on küsimus teile. Kust kohast see mass tuleb? Alla 1 grammist saab rohkem kui 1 tonn. Kust kohast see mass tuleb? Ja vastus maast ei ole õige. Nii et võite veel mõelda. Aga heakene küll, mul väga palju aega ei ole. Ma tahan teile rääkida järgmise loo. Need tulemused, mida te varsti teada saate, võib-olla ei ole need päris need, mida te ootate. Ma mäletan, ka mina osalesin sellel konkursil, ma teadsin, et ma võidan selle riikliku konkurssi, aga mis sai edasi, selles ma väga kindel ei olnud. Ja ma olin väga kurb, kui ma ei võitnud seda Euroopa konkurssi. Aga õnne peab ka elus olema. Ja õnn on see, kui juhus kohtab ettevalmistust. Aga kui te iga päev võtate vastu kihlveo, mille võidu tõenäosus on üle 50%, siis pikas perspektiivis te ju võidate. Nii et kuigi ühel päeval juhuslikkus võib teie elu ära rikkuda, siis üks asi, mida juhuslikkus muuta ei saa, on teie suhtumine. See, et te alati naeratate ja see, et te pühendute, teete asja kirega ja pühendute detailidele. Üks asi, mida ma täna siin vaatasin, oli, kui hästi olid teie postrid tehtud. Millegipärast mulle meeldib alati ka teaduslikel konverentsidel neid postreid vaadata.
ja detailid on äärmiselt olulised. Kui on ilusad pildid, on see väga oluline. Kui on poster hästi loetav, on see väga oluline. Ja detailidega tuleb mulle meelde üks lugu, mille rääkis mulle akadeemik Peeter Saari. Väidetavalt Eesti ajal, eelmise Eesti ajal, siin samas Tallinnas siit mitte väga kaugele ehitati kitsarööpmelise raudteevaguneid. Ja tehti üldiselt puust, oli see vaguni üldine kere. Ja siis oli tööl eraldi mees, kes läks ja keeras kõik kruvid täpselt ühtepidi. Ehk siis detailid on olulised. Nii, ja lõpetuseks, mida ma tahan teile öelda? Mingu teil täna, kuidas läheb, mingu teil elus edaspidi, kuidas läheb. Püüdke alati muuta maailma paremaks ja tehke asja kirega. Sest kui te teete asja kirega, siis ei ole see mitte kunagi tuim nühkimine. Nii et kirge teie tegemistesse. Aitäh! Suur aplaus, Aigar Vaigu. Me peame olema enda vastu ausad, et kui tema tuleb lavale, siis me võime kuulata teda tunde. Kahju, et need lapsevanemad ja vanavanemad ja teie sugulased ja kõik teie tuttavad ja õpetajad ei näe seda, kuidas te peate tänast auhindade ülevaatamist jälgima. Nimelt päike paistab nendele täiesti silmadesse, nii et kui teie laps saabub koju märgatavalt suurema päevitusega, siis teadke seda, et ta ei ole käinud lõunamaa reisil, vaid ta on käinud lihtsalt Tallinnas auhindu vastu võtmas. Me alustame kõigepealt eripreemiatega ja esimest eripreemiat tuleb üle andma Eesti Tervishoiumuuseumi õpilaste teadustööde konkursi võitjatele, žüriiliige ja Tallinna Ülikooli paljude Tallinna Ülikooli inimeste kolleeg Peeter Ross. See töötab. Austatud teaduskolleegid, üks väike täpsustus, et Tallinna Tehnikaülikool, kus ma töötan praegu. Meil on 3 aukirja ja aukiri sisaldab muuhulgas ka 500 eurot. Nii et me otsustasime Eesti Tervishoiumuuseumi teadustööde konkursil välja jagada 3 esimest preemiat. Ja enne kui ma need ette loen, tahaksin tänada kõiki osalejaid, nii õpilasi kui loomulikult nende juhendajaid, sest neid töid lugedes esiteks loomulikult mina õppisin väga palju, aga teiseks oli näha, et need tööd olid tehtud väga paljudel juhtudel just nende õpilaste mingisugusest enda konkreetsest huvist. Ja ma arvan, et kui on olemas juba nii vara huvi teaduse vastu, siis tulevad ka päris teadustulemused koos tööga järele. Aga hakkan peale. Esimene, kellele me preemia üle anname, selle töö nimi on naturaalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil. Ja auhinna saaja on Georg Kuusik. Järgmine esimene preemia tuleb südame- ja veresoonkonna haiguste riski hindamise kohta gümnaasiumiklasside õpilaste seas, mitme gümnaasiumi näitel. Ja preemia saaja on Aliina Kurjan. Ja 3. esimene preemia on sellisel teemal nagu IBG Star glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahustes. Ja selle töö tegi Oliver Paberits.
nii et Eesti Tervishoiumuuseumi poolt tänan veel kord kõiki osalejaid ja soovin õnne preemia saajate puhul. Aitäh! Suur aplaus! Suur aplaus Peeter Ross, veel kord teeme talle suur aplausi selle eest, et ta töötab ikkagi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ja me läheme edasi järgmise eripreemiaga ja see on Eesti Ajaloomuuseumi eriauhind ja selle annab üle ei keegi muu kui Krista Sarv. Tere õhtust! Eesti Ajaloomuuseumi poolt on mul suur au teie ees siin seista. Te kõik olete võitjad, sellepärast et kellel on mõtteid, kellel on ambitsiooni, julgust ja oskust oma mõtteid kirja panna, see ongi võitja. Aga Eesti Ajaloomuuseum on välja valinud ühe õpilase, keda ta siis tunnustab oma tehtud töö eest. Tunnustamist leiavad selle töö nii sisu kui vorm, püstitatud ülesanne, selle ambitsioonikus, selle täitmisel kasutatud erinevad meetodid ja ka, mis väga oluline, ladus kirjapanek. Meie tunnustus aastase priipääsme näol läheb Kersti Liivale, kes kirjutas töö Kullengo külast ja külaelanike saatusest teisest maailmasõjas. Palju õnne talle! Suur aitäh! Kersti Liiva tuleb siis meie juurde Tammsalu gümnaasiumist. Nüüd aga Eesti Energia eriauhind ja selle auhinna annab üle Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Ja nimi on, vaat see on nüüd selline nimi, et selle nimega võib lausa eksida. Jelisaveta Tšeremišina. Eesti Energia järgmine eriauhind läheb siis töö eest Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid Karl-Hendrik Tamkivi. Karl-Hendrik on meil erakordne mees veel selle poolest, et tal oli võetud kaasa lausa väike assistent, kes aitas tal tutvustust läbi viia. Ja nüüd tuleb meil Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind ja see on väga üllatav, kes seda üle annab. Seda annab üle meil siis Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Ja selle töö pealkirja ma pean ette lugema, sest see on väga intrigeeriv. Töö pealkiri on siis hollywoodlike ja Eesti rahvausundist tuntud libahundi kujutelmade võrdlus ning elujõulisus Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste seas. Ja selle töö autorid on siis Sisi-Karmen Haamer ja Pääsusilmne Vilbaste. Ja Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind läheb ka selle sama töö juhendajale, Hugo Treffneri gümnaasium ja Toomas Jürgenstein. Me kindlasti toimetame teile selle auhinna
kenasti kätte. Eesti looduse eriauhinnad tulevad nüüd ja seda annab meil kätte MTÜ Loodusajakiri. Sellisest suurepärasest paigast tuleb meie ette siis Triinu Raigna. Ja siis Eesti looduse auhind, õigemini on neid 3, lähevad siis nii-öelda rohelise loodusteaduse edendajatele. Me hindasime väga kõrgelt just nimelt noorte loodushuvi ja oskust oma uurimistulemusi nii-öelda väga arusaadavalt väljendada, mis on ajakirjanduses väga oluline. Nii, ja meie auhindadeks on siis kokkuvõtte uurimusest, mis ilmub Eesti looduses, koostöös siis meie toimetajatega ning ajakirja Eesti loodus tellimus. Nii, ja need auhinnad oleks esimene siis Kaspar Mölder ja kormorani toitumisest Saaremaal. Ja teine auhind läheks siis Piret Pütsepp, talvikese populatsiooni sisesed ja populatsiooni välised laululinnu erinevused. Palju õnne. Ja kolmas auhind läheb Lisanna Leiman ja trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneliigi asukad. Me toimetame selle auhinna kindlasti kenasti kätte, aitäh sulle. Ja me läheme edasi Eesti Loodusmuuseumi eriauhindadega ja palun neid auhindu üle andma Kati Raudsaar. Teeme talle suure aplausi. Tere õhtust! Eesti Loodusmuuseumil on ääretult suur au välja anda eriauhinnad loodusteaduste valdkonnas. Loodusmuuseum pidas oluliseks neid töid hinnates loodusvaatluste tegemist, see tähendab siis konkreetselt looduses käimist, ning samuti ka liigi tundmist, mis on siis loodusteadlaseks saamise juures väga-väga oluline. Meie botaanikud ja zooloogid vaatasid need kõik tööd läbi ja otsustasid välja anda 2 eriauhinda. Esimene läheb noorele, kes tegi oma ea kohta väga mahuka, detailse ja uurimusliku töö. Uurimusest kiirgab tõsist entusiasmi ja huvi looduse vastu ja töö eesmärgiks oli välja selgitada kaelus turtelduvi arvukus Kuressaares. Ma palun siia Martin Veisbergi Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Ja teine töö läheb noorele, kes võttis vaevaks hakata uurima valdkonda, millest ta tegelikult varasemalt mitte midagi ei teadnud. Ma suhtlesin temaga täna päeval ka ja see oli väga huvitav, kuidas ta selle tööni üldse jõudis. Ta käis väljas vaatlustel, võrdles tulemusi varasema uuringuga ning mis peamine meie kui Loodusmuuseumi jaoks, ta õppis selgeks 12 samblikku liiki, mis ei ole sugugi lihtne. Ta otsis seoseid samblike mitmekesisuse, arvukuse ning Tallinna õhu kvaliteedi vahel. Ma palun siia Elo Johanna Kuklane Tallinna Reaalgümnaasiumist. Suur aitäh! Ja nüüd me anname kätte Eesti Maaülikooli eriauhinnad ja võib-olla on auhinna üleandja teile võib-olla väike üllatusmoment isegi. Need auhinnad annab üle Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Ja esimesena saab selle eriauhinna töö eest tütartaimede fotosünteesi mõju oraseina kasvule ja seemne toodangule eest
Lea Lopp Ülenurme gümnaasiumist. Teeme talle suure aplausi. Seekord väike kommentaar ka, et Eesti Maaülikooli nimel auhinda üle annan on päris hea meel ja natukese õigustatud ka. Ma olen 10 aastat Eesti Maaülikoolis töötanud. Me ei ole kunagi seda kahtluse alla seadnud. Me annaksime väga suure rõõmuga järgmise eriauhinnaga eelneva töö juhendajale Evelin Kostavile, Ülenurme gümnaasiumi õpetaja. Ja sellega on antud Eesti Maaülikooli eriauhinnad. Me läheme Eesti Orientoloogia Ühingu eriauhindade juurde ja me palume Tallinna Linnuklubist teie ette lavale Thea Perm. Teeme suure aplausi talle. Tere õhtust! Eesti Ornitoloogia Ühingu auhind läheb Saaremaa poisile, kes on juba ühe auhinna saanud, tema töö eest Saaremaa kormoranide toitumisest. Palun Kaspar Mölder. Eriti meeldis meile tema arutelu osa, kus ta rääkis kormoranide ohjamiskavast, munade õlitamisest ja ka kormoranide rändest. Ja ma arvan, et see on selline töö, et see oleks kohustuslik lugemine igale ornitoloogile. Ole tubli. Ja nüüd Eesti Teaduste Akadeemia eriauhinnad. Üle annab Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Ja selle auhinna saab Saaremaa Ühisgümnaasiumist Lisanna Leiman. Teeme suure aplausi. Ja teeme aplausid nii suured, et see inimene, kes tuleb auhinda vastu võtma, jõuab ilusti lavale. Kuna Lisanna Leed ei ole, siis ma arvan, et nii pika aplausi pole mõtet teha. Läheme edasi, järgmise auhinna saab Saaremaa Ühisgümnaasiumist Ele Loonde. Ka siin lubage mul öelda väike kommentaar. Selle auhinna määramise komisjonis on olnud akadeemikud. Need on väga targad ja tähtsad teadlased ja nad on kirjutanud siia ka väike saatesõna. Suurepärase kokkuvõtte ja propageerimise eest originaalse uuringu kaudu akadeemikud Dmitri Kaljo, Ain Elmar Kaasik, Margus Lopp. Palju õnne! Nagu te näete, on Eesti Teadusagentuur nii tore asutus, et tal on nii palju sõpru, kes usaldavad nii tähtsat toimingut läbi viima. Pigem on see niimoodi, et teil on igal pool käpp sees lihtsalt. Järgmine auhind läheb Saaremaa, see on üllatuslikud auhinnad täiesti. Saaremaa Ühisgümnaasium, Kertu Tuuling. Niikaua kuni Kertu lavale jõuab, ma kommenteerin ka, mida on akadeemikud öelnud selle kohta. Sageli esineva kroonilise haiguse adekvaatse tutvustamise eest akadeemikud Ain Elmar Kaasik, Margus Lopp ja Dmitri Kaljo. Palju õnne! Teie ees olid siis Eesti Teaduste Akadeemia eriauhinnad, nüüd aga Energia Avastuskeskuse eriauhinnad ja Energia Avastuskeskuse juhataja Kertu Saks. Energia Avastuskeskusel on kahekordne rõõm. Esiteks oleme selle üle väga rõõmsad, et see ajalooline sündmus, õpilaste teadusfestival toimus esimest korda suuresti meie juures, sobis meie majja väga hästi.
ja teiseks on meil siis rõõm anda üle eriauhind sellise töö eest, mis on meie valdkonnaga seotud. Meile meeldis see, et üks 11. klassi tüdruk Mustamäe gümnaasiumist on teinud väga põhjaliku uurimistöö varjumõjust õhukese kilelisele päikesepaneelidele. Nii et Maria Kuhi. Väga tubli. Kiri ja kikitus. Energiaavastuskeskuse eriauhind oli siis see. Me läheme Keskkonnaameti eriauhinna juurde ja keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik, palun. Tere õhtust! Keskkonnaamet tunnustab täna 3 keskkonnaalast tööd ja valisime välja siis töö, mis uuris vee kvaliteeti meil Tallinnas, Pirita jõel ja uurimuse all oli siis vee orgaanilise haine hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed omadused ja töö autor uuris neid vedelik-kromatograafilisel meetodil ja proovis kõvasti kätt siis ka veeproovide võtmisel. Kristiina Joon, Tallinna Reaalkool. Teine töö, mida me tunnustame, on seotud Tallinna õhu kvaliteediga ja taaskord saab auhinna Elo Johanna Kuklane Tallinna Reaalkoolist Liheno indikatsiooni teemalise töö eest. Ja kolmas töö, mida me tunnustame, on seotud elurikkusega ja sellele kaasaaitamisega oma koduaias. Ja üks töö siis uuris lindude pesitsustingimusi oma koduaias ja töö autor pani ka ise käed külge, valmistades pesakaste oma koduaia lindudele ja seda taaskasutatud materjalist, kasutades selleks isegi jäätisepulki. Markus Talvik Tallinna Merekalda koolist. Suur tänu Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumi eriauhinda tuleb andma üle asekantsler Ado Lõhmus. Tere õhtust ka minu poolt ja mul on ääretult suur au olla siin täna Keskkonnaministeeriumi esindajana ja anda teile kõigepealt edasi minister Marko Pomerantsi tervitussõnad, kes ühtlasi siis ka meie eriauhindade raamatutesse on ka oma väikse pühenduse kirjutanud. Teiseks on mul suuremalt hea meel siin laval välja anda Keskkonnaministeeriumi 2 eriauhinda, me oleme liigitanud neid nii nimetatud pruuniks pooleks ja roheliseks pooleks, aga nagu siin ka eelnevalt kõlas, siis mul on hea meel tõdeda, et saatuse tahtel auhinnad lähevad kooli, mille vilistleja ma ka ise olen. Nii et esimene töö ja väga tubli uurimistöö eest nii nimetatud pruuni poole pealt siis väärib tunnustust ühele neiule, kes uuris väetiste mõju ja sai selgust, et mahepõllumajandus on igati keskkonnasõbralikum. Palun siia Agnes Äkke Saaremaa Ühisgümnaasiumist väetamise mõju N2O emissioonile Pori ja Valgala Lammiserval. Teine töö, nagu ma juba mainisin, läheb samuti Saaremaa Ühisgümnaasiumisse ja noormees, kes on siin laval juba 2 korda käinud, mis tähendab seda, et 3
2 korda ei jää ilma 3. Ja väga huvitav, kindlasti on paljud ka televisioonist näinud saateid Müüdimurdjad, siis noormees võttis ette endale teema ja üritas ja saigi tegelikult kokkuvõttes murtud ühe müüdi, mis siis puudutab linde Saaremaal, ehk siis töönimega kormorani toitumises Saaremaal, Kaspar Mölder Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Need olid siis keskkonnateadlikud Saaremaa auhinnad Keskkonnaministeeriumi poolt. Veel kord suur aplaus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinda tuleb üle andma Ave Lauringson. Teeme talle ilusa aplausi. Tere õhtust kõigile! Mul on samuti väga hea meel anda üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhind. See läheb infoühiskonna teemalisele tööle. Teie noored olete tegelikult juba sündinud infoühiskonda ja meil on ääretult hea meel, et olete leidnud üles need teemad, mis puudutavad infoühiskonda ja muuta need teaduseks. Ma avaldan teile ühe saladuse. Mida rohkem te meie e-riiki uurite, seda rikkamaks te saate, sest Eesti riik on üks väga ainulaadne riik maailmas. Ühtegi teist sellist ei ole. Nii et teist võivad saada väga rikkad ärimehed, kui ka e-riigi arengumootoriks olevad väiksed jupikesed. Aga sellest tööst, mille me välja valisime parimana, see noorhärra, põhimõtteliselt ta võiks meile tööle tulla. Aga kuna ta oli veel ikkagi gümnaasiumis tollel hetkel, siis me arvasime, et tal võiks mõned aastad minna aega ja omandada natuke teooriat mõnes kõrgkoolis, aga põhimõtteliselt me ootame teda enda ridadesse, näiteks Riigi Infosüsteemi ametisse, mis meil Eestis küberjulgeoleku valdkonnaga tegeleb. Ta nimelt uuris Pärnu linnas avalike traadita internetipunktide turvalisust. See teadmine, mille pealt ta seda tööd tegi, oli tal meie arvates täiesti omal käel omandatud, mis tähendab seda, et ta oli ekspert võib-olla kogu Pärnu linna kontekstis. Nii et meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tänukiri ja infoühiskonna alane parim teadustöö sellel aastal läheb Hendrik Tammekivile. Ja siin on Hendrikule üks vajalik tööriist, millega ta siis oma neid võrgueksperimente saab edasi teha. Palju õnne sulle! Üks, mida ma võin küll täheldada, arvestades tänast päeva hommikust saati, kuidagi selles teadustööde maailmas liikudes, mulle tundub, et see tõesti valmistab inimestele suurt rõõmu. Ja nüüd nii nendele auhindade kätteandjatele, kui ka nendele, kes auhinnad on saanud, aga mis mind erakordselt paelus oli just see, et kõik need inimesed, kellega mul õnnestus rääkida, nad tõesti, nende silmis oli see selline sära, et sa saad aru seda, et meie väikesel riigil on veel palju tulevikku ees. Saare maavalitsuse ja Saaremaa omavalitsuste liidu eriauhinnad annab üle Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Seekord ma teen väikese õienduse. Saaremaa omavalitsuste liit ja Saare maavalitsus on küll meie väga suured sõbrad, aga nad ei ole volitanud mind kätte andma mitte auhinda, vaid oma kinnituskirja, mis ütleb niimoodi, et Saaremaa omavalitsuste liidu ja Saare maavalitsuse ühine komisjon valis Saare maakonnast esitatud tööde hulgast välja töö, mille puhul see otsustavaks tema suur praktiline väärtus. Parimaks tunnistati töö Saaremaa kodudes kasutatavad elektripirnid, autor Karl-Henrik Tammkivi, Saaremaa Ühisgümnaasium, ja see auhinna kätteandmine toimub pisut hiljem. Nimelt Saaremaa omavalitsuste liit premeerib autorit 100 euroga, Saare maavalitsuse tänukirja ja raamatuga. Ja autassu antakse üle 28. mail traditsioonilisel Saare maakonna parimate õppurite, õpilastaidlejate ja noorsportlaste ning nende juhendajate tunnustamisüritusel. Nii et selleks tuleb mitte Saarelt ära tulla, vaid
saarel toimuvale üritusele minna. aga ma arvan, me kutsume ta lavale ikkagi. Ikka. Karl-Hendrik Tamkivi. ja läheme järgmise eriauhinna juurde ja eriauhind on meil täna anda veel väga-väga palju, mis teeb meil kõigile rõõmu. Tallinna loomaaia eriauhinna annab üle Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Meie sõprade ring on väga lai. Seekordne auhind, võib-olla palun sa loe ette, mis... Ja see auhind läheb ei kellegile muule kui Tallinna Merekalda koolist Markus Talvik. Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias. See auhind on selline, mida saab võtta välja taskust. See on auhind, mis sageli on suured asjad peituvad väikeste asjade sees. See auhind asub ümbrikus ja palun vaata, mis seal ümbrikus on ise. Ja nüüd me läheme Tallinna Tehnikaülikooli eriauhindade juurde ja need auhinnad annab üle ei keegi muu kui Ken Veski. Ken tuleb rahulikult, ootab rahuliku aplausi. Tere õhtust! Tallinna Tehnikaülikoolile tundus kõige olulisem üks töö, mille olulisusest paljud teist ka just praegu siin samas saavad aru. Päris tihti on oluline see, missuguse nurga all päike langeb. Kas sa saad vaadata rahulikult siia poole või sa pead kissitama ja otsima mingit varju. Ehk TTÜ-le tundus kõige olulisem seekord töö, mis uuris päikese langemise mõju sellele, kuidas toimivad päikesepaneelid. Ma palun siia Maria Kuhi. Väga tubli. See oli siis Tallinna Tehnikaülikooli eriauhind. Nüüd aga Tallinna Ülikooli eriauhind ja selle auhinna annab üle Katrin Niglas. Head teadushuvilised noored, austatud juhendajad. Tallinna Ülikoolis me võtsime hästi rõõmuga selle võimaluse vastu lugeda, sirvida ja näha, kui häid töid noored koolis juba teevad teadustöid. Me ju igapäevaselt tegeleme nende üliõpilaste töödega ja tuleb öelda, et me olime kohe kimbatuses ja see kimbatus lõppes sellega, et ma pidin abiväe kaasa võtma siia lavale, et ma ei saanud ise kõiki neid tänusõnasid ja aukirju ära toodud, sellepärast et erinevalt mõnest eelnevast Tallinna Ülikoolil sellist ühte selget fookust teemaatilist ei ole, samas me ei tahtnud ka sellist sisulist hindamiskomisjoni hakata dubleerima ja nii me siis otsustasime, et lähtuvalt oma just äsja selle aasta algusest kehtima hakanud uue arengukava järgi on Tallinna Ülikoolis 5 fookusvaldkonda ja need ei ole traditsioonilised teadusvaldkonnad, vaid sellised innovatiivsed, me ise usume, ja interdistsiplinaarsed fookusvaldkonnad ja nii me siis igas 5 fookusvaldkonnas sellise interdistsiplinaarsuse poolest ja muidu tubli töö välja valisime ja lõpuks juhtus veel nii, et me leidsime sealt teiste vahelt ka loovtöid ja otsustasime, et ka loovtööle võiks eriauhinna anda, nii et ma loodan nüüd siit, et järjekord, et kuna seal on tööde pealkirjad ja nimed ka tulevad seinale, et siis ma loodan, et see järjekord siit läheb ühtepidi õieti, nii et digi- ja meediakultuuri valdkonnas autasustame Siisi Karmen Haamerit ja Pääsusilme Vilbastet.
ja teises osas me ei olnud kimbatuses ehk selles osas, et mida teadushuvilistele noortele kinkida, ikka teadmisi kuhjaga ja tasuta. Ühiskonna õiguse ja avatud valitsemise valdkonnas autasustame Kaspar Kalpust. Nii, terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonnas Mirjam Kim Rääbist. Kultuuriliste kompetentside valdkonnas Karl Kiur Saar. Nii, nüüd peaks olema meie loovtöö eripreemia. Markus Talvik. Ja haridusuuenduse valdkond on viimaseks jäänud meie kõige tähtsam valdkond Tallinna Ülikoolis Liisa Tammsaar. Aitäh kõigile ja ma ootan kõiki Tallinna Ülikooli külla. Mulle tundus, et see lause jäi nagu sa jätsid meelega selle õhku, et ootan kõiki Tallinna Ülikooli külla ja mitte ainult. Tartu Observatooriumi eriauhind ja Tartu Observatoorium tegi meile ka sellise väikese etenduse täna, mis oli üpriski meeleolukas ja seda auhinda tuleb üle andma Heli Lett. Selle etenduse läbiviija Tartu Observatooriumi näitepreemia laureaat mitu aastat järjest. Aitäh. Tere! Tartu Observatooriumi nimel on mul väga hea meel anda üle töö, mis toob kasu ühiskonnale läbi loodust säästva uue tehnoloogia katsetamise. Kaadiumsulfiidi õhukeste kilede sadestamine ja nende omaduste uurimine. Autor Kadri-Ann Valdur. Tartu Observatoorium. Nüüd aga Tartu Ülikooli eriauhind ja selle auhinna annab üle Liina Saar. Tere õhtust kõigile! Mul on au anda üle Tartu Ülikooli eripreemia ja pean ütlema, et seda oli väga raske otsustada, sest tänavusel konkursil oli väga palju väga silmapaistvaid uurimusi. Aga Tartu Ülikool otsustab anda oma eripreemia noormehele, kes on väga põhjalikult uurinud arheoloogilisi leide ja töötanud välja meetodi nende kõige efektiivsemaks konserveerimiseks. Nii et Tartu Ülikooli eripreemia läheb Ants-Hendrik Liivakule Tartu Jaan Poska gümnaasiumist. Töö eest Käkku Sepikoja arheoloogiliste leidede konserveerimine. Palju õnne! Ja kui te teate ja olete osa võtnud äkki teadlaste ööst, kas või siis televiisori vahendusel, siis seda festivali korraldab, kes on selle festivali peakorraldaja, kas te teate? Helin Haga. Ja tema annab meile siis üle Teaduskeskus Ahhaa eriauhinnad. Tere õhtust!
Teaduskeskus AHA nimel on mul väga hea meel anda üle 6 eriauhinda nendele töödele, mis ja mille autorid tekitasid meist tõelist AHA-elamust. Esimese neist preemiatest saab Raido Kiss. Teise auhinna pälvib Lisanna Lee-Leiman. Kolmanda auhinna saab Kamitra Marga. Neljas auhind kuulub Heneli Ristisaarele. Viienda auhinna saab Mare Vahtre. Ja kuuenda auhinna saab Gretel Joanna Võrk. Aitäh! Ja praegusel hetkel mul on ka väike statistika tehtud. AHA on praegusel piltide konkursil, teil on 6 pilti. Te olete teisel kohal, kõige rohkem pilti on saanud teha koos laureaatidega ja keegi muu kui Tallinna Ülikool. 7 pilti oli vist. Nüüd aga Tervise Arengu Instituut ja nende eriauhind Toomas Veidebaum. Teadusdirektor. Tere õhtust! Mul on väga hea meel üle anda meie poolt välja valitud auhind tervise teemal. Teatavasti need tervisehädad, mis suurtel inimestel tekivad, saavad sageli alguse päris väikese lapse east, imiku east. Ja samal ajal on meil võimalik neid ka ära hoida väga pisikeste asjadega, kui me nendele tähelepanu pöörame. Kui me aga laseme nendel edasi minna, siis see ravi on hiljem väga keeruline, sõltumata sellest, et meil kõik asjad arenevad edasi ja paljudel juhtudel ka võib-olla isegi mitte teostatav. Ja sellepärast me valisime välja töö, millel on 2 autorit, mis on väga ilusti vormistatud ja tehtud epidemioloogiline uuring koolikoti raskudest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale, mis on väga oluline, sest teatavasti skolioosiravi ongi see, mis on hiljem ääretult keeruline. Nii et mul on väga hea meel kutsuda siia Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased Roosmari Sarapuu ja Liisa Õmpuu. On nad siin, ei ole? Neid ei ole kohal. Me anname need. Ma loodan küll. Kindlasti anname. Teeme suur aplausi Tervise Arengu Instituudile. Ja nüüd me palume lava peale väikese sellise kena, meeldiva, vabateadusliku sisuga kõnega. Me palume lava peale siis õpilaste teadusliku ühingu tegevuste kauaaegse toetaja, erakordne eestlane Peeter Lorents.
Tere õhtust, daamid ja härrad, kolleegid eelkõige. Mul on väga hea meel näha seda, kuidas teadust on võimalik ka pühitseda. Sõna festival on ju selle tüvega festivo, festiva ja muud säärased asjad, mida tähendab ladina keeli püha, püha selles rõõmsas meeleolus. Teie töid vaadates läkski paljudel meel rõõmsaks, seda kinnitavad need rohked auhinnad, mida teile on antud ja rõõm nende inimeste silmades, kes neid auhindu said. Aga ma tahaks rääkida natuke ka nendele, kes ei ole veel saanud ja võib-olla täna ei saa. Vaadake, maailm ja inimeste seltskond on oma veidrustega. Vahel nad ei märka kohe kõike seda, mis on oluline, vahel küll märkavad. Aga teinekord tuleb inimestel oodata päris pikka aega, kui teistel saab selgeks, et see, mille nemad on teinud vahel aastaid tagasi, vahel aastakümneid tagasi, on midagi suurt ja enneolematut. Nii et ärge heitke meelt, väga võimalik, et teil veab ja see avastus tehakse teie eluea jooksul ja kutsutakse teid kunagi muldvanade ättidena ja eidekestena kuhugi Rootsi kuninga juurde ja te saate seal väärika preemia. Aga vahel juhtub see peale teie füüsilise keha surma, mis tähendab aga seda, et teie vaimsus ja teie vaimne panus elab ikka edasi. Seda päris kõigile antud ei ole. Nii et ärge heitke meelt. Nüüd, nagu öeldud, et inimestel on vahetevahel ka see omadus, et nad märkavad seda, mis on hea. Vahel küll ekslikult. Ka seda on juhtunud. Bioloogid peaksid seda teadma, kui väärtuslikuks loeti omal ajal akadeemik Lõssenko panust bioloogia teadusesse ja seesama Lõssenko tegi väga värvikalt ja mahlaselt täis ühte teist õpetlast, Dubinin, kes oli geneetika vallas suureks tegijaks, aga ta uuris äädikakärbest, Drosophila melanopust ja see oli suur naljanumber, kui akadeemik Lõssenko ütles, no kas see on siis nüüd tõsine tegevus, kas me ootame nüüd sellist panust Nõukogude teaduselt ja loomulikult saatis seda mürisev naer, no jah, aga kes naerab viimasena, naerab tavaliselt paremini ja nüüd naerame meie Lõssenko üle, kuigi sel ajal, kui tema tegutses, siis pidada tõusma rahvas püsti ja mängitama hümni ja nii edasi, sest ta oli nii kõva tegija, aga see aeg on möödas. Nii et aeg-ajalt inimesed märkavad ka valesti, aga aeg-ajalt õieti. Õpilaste teaduslik ühing, ma usun, et märkab õieti ja peab arvet selle üle, mida ta märganud on. Seda märkamist omakorda märgib märk. Seda on nüüd kahte sorti. Ühed on kuldmärgid ja teised on hõbemärgid. Teatavasti metallide poolest ei saa öelda füüsikalis-keemiliste omaduste järgi, et üks oleks nüüd parem kui teine, lihtsalt üks on teine ja teine ei ole see, mis on esimene. Aga see ei tähenda järjestust, see tähendab lihtsalt erinevust. Hõbemärgiga märgitakse ära neid, kelle panus sellesse teadussesse, mida nemad on viljelenud, on pälvinud õpilase teadusliku ühingu juhtide tähelepanu. Need on siis laureaadid. Kuldmärk, see on see teine, aga mitte viimane ega väga tähtis ega vähem tähtsam. See on mõeldud nendele täiskasvanud kolleegidele, kes on seda ühingut toetanud, kaasa arvatud sel moel, et nad on selliseid oivalisi töid juhendanud. Ehk siis nii juhendajatele kui ka nendele, kes on oma organisatsioonilise või muul viisil tehtava tegevusega seda ühingut toetanud. Neid märke hakatakse täna teile kätte andma ja tõenäoliselt on see nüüd esimene kord, kus nende märkide saajate arv on nende väga pikkade aastate vältel ületanud 100 piiri. Päris müstiline arv. Ma arvan, et see on märkimisväärne ja sobib selle festivoga hästi kokku. Ühtlasi tahan ma nüüd kasutada ära kurjasti mulle antud võimaluse ja teha natukene reklaami, aga mitte endale, vaid ikka teie ühingu ühele üritusele, mis leiab aset suvel. See on seminar, mis toimub Viitnal
ja minu mäletamist mööda juba ammu aega ei ole seal kunagi olnud juhtivaks teemaks üks ja sama teema. Alati on mitme päeva vältel käsitletud mingisuguse ühe teemaga seonduvaid aspekte. No näiteks, mida kujutab endast surm, mis on see astrofüüsiku jaoks, mis on see ajaloolase jaoks, mis on see võib-olla usumeeste jaoks ja nii edasi. Sel aastal, ehk siis nüüd tuleval Viitna suveseminaril, me käsitleme seda, mis on ilu. Mis on ilu matemaatiku jaoks, kuidas tajub ilu füüsik ja lõpetame sellega, mis võiks olla üks jumalik ilu. Vaatame neid asju koos päris mitme päeva vältel ja ma loodan, et see saab olla teile väga huvitav kogemus. Nüüd olen ma Mareku Morni pilgu täie auga ära teeninud. Ma tänan teid kannatlikkuse eest ja soovin teile ilusat pidu ehk festivali. Aitäh! Aitäh, Peeter Lorenz! Ja pilk ei olnud, ma arvan, härra teadlast, me oleme valmis kuulama tunde. Eesti Teadusagentuuri eripreemiad tulevad nüüd ja neid annab kogu auga kätte. Ei keegi muu kui Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. Lõpuks ometi. Ja see eripreemia on siis rahvusvaheline teaduslaager Šveitsi Alpides. Ja selle auhinna saab mitte päris Eesti kodanik, aga Saaremaa kodanik Kaspar Mölder. Saaremaa Ühisgümnaasium. Järgmise Eesti Teadusagentuuri eripreemia saab Londoni teadusnädal noortele. Sellise osalemise kutse saab ei keegi muu kui Gretel Joanna Võrk, Tallinna Reaalkool. Noorte talentide teadusfoorum Šveitsis, sinna sõidab ei keegi muu kui Heneli Ristisaar. Noorte talentide teadusfoorum Šveitsis. Ja Heneli Ristisaar, Hugo Treffneri gümnaasium. Me väga täname teadusagentuuri. Ja nüüd me anname kätte õpilaste teadustööde konkursi riiklikud preemiad. Ma palun lava peale Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmi. Janar Holm, palun. Ja riikliku hindamiskomisjoni esimehe ja Riigikogu liikme Krista Aru. Armsad sõbrad, täna on olnud üks väga tore päev ja see päev on olnud tore tänu teile, tänu teie tarkusele, teie töökusele, teie ilusale esinemisele ja kindlasti tänu ka sellele, et teil on olnud tublid juhendajad, et teil on olnud tublid vanemad, et teil on olnud head sõbrad, sest iga uurimistöö, ükskõik kui tubli sa oled, ükskõik kui püüdlik sa oled, see nõuab alati ka neid, kes sind toetaksid, kes sind mõistaksid ja kes sulle lähedal oleksid. Žürii, kes töötas täna väga tõsiselt ja oli mitmeti ka hädas, sest te olite kõik need tööd ja need esitused olid ilusad, igalühel meeldis keegi rohkem kui keegi teine. Igal teadustööl, igal uurimistööl oli oma hüpotees, te esitasite neid hüpoteese ja püüdsite tõestada igati väärikalt seda tõestuskäiku ja jõudsite enamasti ka nendele tulemustele, mida te ise olite tahtnud jõuda ja saavutada. Te olite väga tublid ja žürii oli raskustes. Žürii oli lugenud läbi enne juba 147 tööd. Iga tööd oli 3
liiget hinnanud, pannud iseseisvalt punkte, me ei konsulteerinud omavahel, siis olime me need punktid kokku lugenud ja täna, kuulates teid, vaadates teie postreid, vaadates nende ka küljendust, ka selle materjali esitluslaadi, hindasime me uuesti iga tööd kolmekesi eraldi, täiesti saladuses, ei arutanud üksteisega ja need, kelle kätte usaldati hinded, nemad ka töötasid meist täiesti eraldi. Mida ma tahan öelda? Need hinded, mida me omavahel küll siis lõpuks arutasime ja vaidlesime ja katsusime leida ikka seda sõbralikku üksmeelt, need hinded ei näita seda, et ükski nendest töödest oleks olnud nii väga palju parem või halvem. See, mida me täna nägime, oli teie edukus, teie tarkus, teie suutlikkus. See oli meie Eesti tulevik. Ma tänan teid kõiki. Te olite sädelevad esinejad, te olite veenvad, te olite head ja te olite rõõmsad. Te olite rõõmsad nii, nagu peab olema, tehes ühte uurimistööd. Selles võib eksida, selles võib vahel pettuda, aga selles ei tohi kunagi kaotada seda rõõmu, mida üks uurimistöö võib pakkuda. Ma tänan veel kord õpetajaid, tänan kõiki toetajaid, tänan kõiki ka žürii liikmeid, kes olid ise kirglikud, rääkimata sellest, et nad kõik on suurepärased teadlased. Ja kui me täna mõned saavad esimesed preemiad, mõned teised, mõned kolmandad, siis see on kõik alles algus. Uurimistöö vajab algust, vajab julgust, vajab rõõmu ja vajab tulevikus teid. Kogu žürii poolt tänan teid kogu tehtud töö eest. Krista Aru ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Head õhtut, ma tahaksin vabandada ja tänada. Vabandada sellepärast, et see on praegu tõenäoliselt kõige magusam hetk teha teadust kodus reedel ja ka laupäeval ja pühapäeval, mis teie puhul kindlasti on igal nädalavahetusel tavapärane, aga veel natuke ja saate mõtetega uuesti sinna minna oma teadustööde juurde, siis ma ühtlasi tahaksin tänada Teadusagentuuri ja tema juhatuse esimeest Andres Koppelit, kes mingil põhjusel täna ei ole üldse lavale saanud, kuigi on selle ürituse organiseerimisel koos oma kolleegidega suure töö ära teinud. Ja üks asi, mis ma veel öelda tahan, on see, et 147 tööd, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli esitatud. Nendest 52 tuli Tallinnast, aga mida ma rõhutada tahan, on see, et 11 tuli Saaremaa Ühisgümnaasiumist. Mille vilistajana ma ise olen, nagu tuli välja ka minu kolleeg Keskkonnaministeeriumist, nii et ma tean, et see on Eesti kõige parem kool, aga ta ei ole nüüd nii palju parem kool, et teised peaks nii palju vähem teadustöid esitama. Nii et ma kutsun teid üles kõiki oma koolis ka järgima Saaremaa Ühisgümnaasiumi eeskuju ja veel rohkem esitama ja ka neid naaberkoole, kes teil on, neid üles kutsuma aktiivsemalt osalema, sest nagu näha, mille tulemuseks on see, et tulevikus selle kooli õpilased annavad teaduspreemiad kätte. 2 tükki neist seda täna tegid, nii et väga uhke on olla Saaremaa Ühisgümnaasiumi vilistlane, nii et ma tänan eriti Saaremaa Ühisgümnaasiumit oma endise koolina, aga loomulikult ka kõiki teisi, kes sellest protsessist osa võtsid. Seekord oli ka eriline, see üritus läheb järjest suuremaks, aga sellel korral siis toimus see lausa stendi ettekannete näol, et selles mõttes on see äärmiselt oluline muutus, et mida meile eestlastel ikka ette heidetakse, on ju see, et me teeme sageli väga head asja, aga me ei suuda seda seletada, me ei suuda seda kirjeldada. See ei ole ainult teaduses, nii see on ju tegelikult paljudes erialades, see müügitöö. Ja on ju ka Eesti teaduse kohta sageli öeldud, et teadus väga kõva, aga see viis, kuidas esitatakse, et on selline eestlaslik, nii et ma arvan, et see on väga hea algatus, et see sellisel viisil on ellu rakendunud ja usun, et siit tuleb uut toogu juurde. Nii et tänud veel kord ja nüüd saame vist hakata üle andma auhinda.
just nii, õpilaste teadustööde konkursi riiklike preemiate kätteandmine ja need preemiad annavad kätte siis Janar Holm ja Krista Aru. Ja põhikooli preemiad. Kõigepealt ja 3. koha preemia ja selle preemia suuruseks on 175 €. Ja selle preemia saab töö eest õuduste mood Nastja Larikova ja Julia Kidjajeva. Suur aplaus neile. Julia ja Nastja uurisid Monster High sarja nukkude fenomeni. Need on sellised tegelased teisest ilmast. Uurisid seda, miks need nukud noorte seas nii populaarsed on ja mida saaksid vanemad ära teha, et nendega mängimisel ei oleks negatiivseid tagajärgi. Kolmas preemia läheb ka Kelly Rumm ja Harlan Ruuk. Lasila põhikool. Harlandit meil täna siin ei ole, küll aga on Kelly. Kelly ja Harland uurisid jällegi läbi kõik Rakvere valla mõisad, et selgitada välja nende ajalugu ja see, millises seisukorras nad praegu on. Kokku kogunes hulgaliselt põnevat materjali, millest võiksid olla huvitatud nii mõisaomanikud, vallaelanikud kui ka koolilapsed. Teine preemia on meil siis suuruses 550 € ja selle preemia saab Lisanna Leiman. Lisanna Leed meil täna siin ei ole, küll aga on olemas teise preemia saaja või esimese teise preemia saada, see on vaidluse küsimus, Oliver Paberits. Palun. Erakordselt huvitav töö. Diabeeti põdevad inimesed peavad igapäevaselt kontrollima oma vere glükoositaset, kasutades selleks erinevaid glükomeetreid, mis peavad olema võimalikult täpsed. Ja Oliver uuriski oma töös IBG Star glükomeetri sobivust erinevat laadi mõõtmiste tegemiseks ja järeldas, et see on piisavalt täpne glükoosi kvantitatiivseks määramiseks verest. Nüüd aga esimene preemia ja esimese preemia suuruseks on 850 € ja esimese preemia saavad Anette Kuuseorg ja Paul Johannes Kalda. Tallinna 21. kool. Anette ja Paul Johannes juurisid läbi 200 Eesti luuletaja debüütluulekogud ajavahemikust 1850 kuni 2012 ja tegid järelduse, et noorte luuletajate luule erines oluliselt ülejäänud sama perioodi luulest ja seega said enamus neist teerajajateks järgmisteks aastateks. Esimese preemia saab Martin Vesberg, Saaremaa Ühisgümnaasium. Kuna viimasel ajal on kaelus turteltuvid levinud juba üle Eesti, aga on kõikjal üsna vähearvukad, siis uuris 5. klassi poiss Martin, kui palju nad on levinud Kuressaares ja kuidas neil seal läheb. Tundub, et läheb hästi. Nad isegi pesitsevad seal. Me läheme gümnaasiumi preemiate juurde ja kolmas preemia suurusega 600 € ja selle saab Karl Kiur Saar, Tallinna Reaalkool. Karl Kiur lõi oma töö käigus Rahvusraamatukogus digiteeritud ajalooliste Tallinna linnaplaanide põhjal veebilahendused, mis võimaldaksid lihtsalt ja täpselt kanda ajaloolistel plaanidel oleva info mõnele kaasaegsele kaardile.
Selle tulemusena on võimalik leida ja täpsustada kunagiste objektide asukohti isegi siis, kui neist mitte midagi enam säilinud ei ole. 3. preemia saab Reete Rool, Gustav Adolfi gümnaasium. Reete analüüsis trükireklaamide keeltekasutust, et selgitada välja inimkasutatavad omadussõnad. Ja selgus, et need on hea, uus, suur, tasuta ja värske. Teine preemia suuruses 800 eurot. Ja preemia saab Georg Kuusik, Tallinna Inglise Kolledž. Georg töötas välja uue katsevahendi selleks, et määrata ainetes korraga suhkrute ja aminohapete sisaldust. Näiteks saab selle abil edaspidi kontrollida mee kvaliteeti. Teise preemia saab Rein Leetmaa, Hugo Treffneri gümnaasium. Töö pealkirjas nähtavas Semliki Forest viirus kandub inimestele sääskedega. Selle tõttu on selle levikut väga keeruline kontrollida ja ei ole ka häid ravimeid selle vastu. Reinu töö edasiarendus võimaldab tulevikus neid ravimikandidaate leida. Ja esimene preemia suuruses 1100 eurot. Kaspar Mölder ja Saaremaa Ühisgümnaasium. Kaspari tööst on juba täna palju juttu olnud. Tema siis uuris, mida kormoranid tegelikult söövad. Selgub, ei söö vääriskala. Ja esimese preemia saab Katariina Kisand, Hugo Treffneri gümnaasium. Katariina konstrueeris töövahendi, millega selle edasiarendamisel on võimalik tulevikus diagnoosida kasvajaid ja määrata neile õiget ravi. Meil on ka juhendajate preemiad ja juhendaja preemia on 725 eurot ja need preemiad saavad kõik need juhendajad, kelle juhendatud töö sai siis esikohaga pärjatud. Kõigepealt me palume siia Tarja Lavõgina. Mart Mölder. Marti ilmselt täna siin ei ole, aga tule võtta muidugi vastu. See ei tähenda seda, et see auhinna endal saad jätta muidugi. Mart Mölder. Inge Vahter. Plaksutage julgelt. Brita Melts. Kas Brita Melts on siin?
teeme niimoodi, et hoolimata, et Britat ei ole, äkki ta vaatab meid interneti vahendusel, ta mõtleb seda, et näed, mind kohal ei olnud ja aplaus oli ka suhteliselt kehvavõitu, et teeme Britale suurema aplausi. Brita Melts. Ja nüüd siis õpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemiad. Ja auhinnad annab üle Janar Holm. Eesti esindamine Euroopa Liidu noorteteadlaste konkursil Milanos septembris. Sinna sõidab ei keegi muu kui Katariina Kisand. Suurem aplaus. Eesti esindamine Euroopa Liidu noorteteadlaste konkursil Georg Kuusik. Tallinna Inglise kolledž. Eesti esindamine Euroopa Liidu noorteteadlaste konkursil Karl Kiur Saar. Tallinna Reaalkool. Rõõmuga võin teatada Eesti esindamine Euroopa Liidu noorteteadlaste konkursil Ago Ambur, Rapla Ühisgümnaasium. Ja nüüd väga olulised preemiad. Eesti esindamine teaduskonkursil Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Ja sinna sõidab Rein Leetmaa. Te oleksite pidanud nägema Reinu nägu, kui ta kuulis, et ta selle auhinna saab. Tal tuli selline Ameerika naeratus välja. Ja me palume nüüd kõiki auhinnasaajaid ühisele pildile. Ma eeldan, et see pilt võiks võetud saada siin lavalaudadel. Kõik need, kes täna preemiaid said, me palume teid tulla lavale ühisele pildile. Muidugi me täname kõiki neid, kes meie konkursil osalesid, sellepärast et teie panus Eesti esimesele õpilaste teadusfestivalile on hindamatu väärtusega, isegi kui see antud hetkel tundub teile, et ma tegin ainult oma väikese töö, siis uskuge mind, teie kõikide tööd on tegelikult hindamatu väärtusega. Ja me lõpetame nüüd ära siis ka veebiülekande, sellepärast et muidu veebiinimesed näevad nagu teid kõiki koos ja teil ei ole kodus enam mitte midagi näidata, midagi, mida nad ei tea. Saate võtta täna ühispildi kaasa, sõidate koju ja on üks selline mõnus mälestus tänasest päevast. Me kohtume enamustega teist ka homme, sest teadusfestival Energiakeskuses jätkub. Me ootame kõiki neid inimesi, kes ei ole sinna veel jõudnud, homme kella 10 alates ja me tõesti ennekõike täname kõiki hindajaid ja täname kõiki osalejaid. Aitäh teile!